Ma saan istuda kassas kiiresti. Jah, võib-olla. Здрасте. Интервью берут. Какие мы молодцы. Minu esimene mälestus Liidoga sellest ajast, kui ma olin umbes 10 ja käisin Lätis loomulikult Liidos söömas. Ja bussitäis noori pudinaid kupatati Riias tolle Liido juurde, kus on see veski. Ja see mälestus oli seal see, et toitu on iga nurga peal ja see oli päris huvitav, sellepärast sukust asja sa ei olnud varem kuskil näinud. Ресторан Юли место открытия. Это мой первый рабочий день. Пришла первый раз на работу, меня встретила Люба, очень улыбчиво, взяла меня за руку и сказала, пошли работать. И вот до сих пор мы здесь работаем. Кодный тоит. Далек 2000 каком-то, когда Lido впервые открылся в Солярисе, и мы туда пошли с подругой. Esimene kord ma nägin Liidos Lätis. Kui ma tulin 2013 tööle. Klassiõde kommenteeris, et seal on kõige paremad söögid ja me olime algklassides, et kuskil 6-7 klass. See on esimene päev, kui me oleme siin ja mina olin noor kokk veel. Kanaburger Kristiine Liidos vahetult enne minu kohtumist Helenaga. See oli suvekuu, see oli ülipalav. Ma jõudsin Solarise keskusesse. Mu särk oli läbi märg. Ma ootasin, millal see ära kuivab, et ma saaksin minna töövestlusele. See oli esimene mälestus Liidost minu jaoks. Minu esimene tööpäev oli täielik uus maailm võrreldes mu senisega ja olin väga elevil ja rõõmus. Stress. Hiljadam oli avariikontseurid tänaval. Tore oli olla toidu lähedal, sellepärast, et kellele ei meeldiks süüa. Это была суета, волнение большое и, конечно, сплоченность коллектива, которые всегда помогали. Alguses oli panika. Теплые, домашние, как будто мы уже здесь работали очень много лет. Ma ei olnud varem kunagi Liidos käinud. Pärast läks kõik hästi. Tulin suuge linna ja mul oli hirmu. Minu jaoks Liido tundus selline kaootiline koht, kus süüa. Täna tundub imelihtne. Aga siin on nii toredad, oli kollektiiv ja inimesed. See hirm läks kiiresti ära. Olime hästi elevil ja uudishimulik. See oli väga hea tunne, uskumatu soe vastuvõtt oli, mida ma tõesti mäletan, ma arvan veel aastaid. Kui ma peaksin sõbrale selgitama, miks Liido on hea töökoht, siis siin on väga toredad inimesed, siin saab head süüa ja me saame klientidele ka kvaliteeti pakkuda. Хорошая зарплата, дружный коллектив. Positiivli surprising ehk siis nagu meeldivalt üllatav. Kõik minu sõbrad teavad, et Liido on maailma parim töökoht. Kolleegid on väga head inimesed töötavad. Ja nad on, kõik on väga erinevad ja see on päris hea kogemus elu. Abivalmis, töökad. Такого дружелюбного коллектива я нигде не встречала, поэтому это единственное и самый большой плюс для того, чтобы прийти сюда работать. Ну, здесь очень вкусная еда, дружный коллектив и вообще классная атмосфера. Siin on kodupärane toit, väga sõbralik meeskond. Lido заботится о своих работниках. Ma ütleks, et Liido on selline koht, kuhu sa tuled ja sa tunned, et sa oled hoitud. Boonused. Ma arvan, et oleks selline soojendav päike, mis tekitab koduse tunde, kui Liido oleks siis värv. Ta oleks kindlasti sinine värv, siuke sametise tekstuuriga. Не знаю, как запах, что-то из детства. Ma arvan, et Liido oleks üks väga kirju vikerkaar, sest siin on kõike. Зеленый цвет – это как в светофоре. Пожалуйста, для вас всегда открыто проходите, мы вам рады. Tõenäoliselt sinine, mis mulle kohe meenub. Liido värv, aga... Roheline. Vikerkaaril värv. Ну, я думаю, Lido – это зеленый цвет. Ja lõhn oleks selline kodulõhn, magus lõhn. Praekartuli lõhn. Liido meeskond on eriline, sest et nagu ka see koht ise, siin on samuti kõike. Et meil on nooremaid, vanemaid, on neid, kes siin on kauem töötanud, neid, kes siin on vähem töötanud, natuke kinnisemad inimesi, natuke avatumad inimesi ja see ongi väga kihvt. Liido inimesed on väga hoolivad ja avatud. Igal ühel on oma nagu
kuidas arvamus või Это поддержка. Liido inimestest nähtavalt õhkab sellist soojust ja hoolivust, mis ka inspireerib mind. Sõbralik kollektiiv peab olema. Сплоченность, дружелюбность и сообразительность. Me oleme üks ja ainulik sõbralik meeskond. ja sa võid näha ka koosolekutel või koosviibimistel seda, et igaüks on nii, nagu ta on, ta ei pea olema keegi teine. Siin küsitakse päriselt, kas on abi tarvis, mitte niisama muu seas. Kui Liido kollektiiv oleks pidu, see pidu peab olema kuskil vaba õhus. Karneval. Это была бы рок-вечеринка. Пенна-вечеринка. Да, рок-вечеринка. Simman Kose-Lükatil kõige uhkemas ja uuemas majas. Nagu Liido ise, üks vahva bufee. Suur disko. Üks show-pidu. Natuke ka selline rebel metsas reivipidu ka. Midagi igale. Kui ma peaksin Liido kolleegi ühe sõnaga kirjeldama, siis see sõna oleks sõbralik. Молодец. Hooliv. Сообразительность. Tubli. Asjalik. Поддержка. Töökas. Lahke. Ei saa ühe sõnaga kommenteerida seda. Kõige tüüpilisem lause, mida ma Liidos kuulen, Ma saan istuda kassas kiiresti. millal AI kassa valmis saab. Pean natukene mõtlema. Ребят, пожалуйста, давайте будем работать. Millal me ja millisesse Liidosse me lõunat lähme sööma? У вас здесь очень вкусно готовят. Но для нас это спасибо. Все очень вкусно. До завтра. Võtan praegu kartule. Teeme ära. Kõige tüüpilisem lause, mida ma Liidos kuulen, on dobro ja utra. Kui Liido oleks videomäng, siis На 50-м. 42-м. Это где-то, наверное, 50-40 уровень. Level 2. kõigepealt mõtleme, mis videomäng ta on ilmselt midagi sarnast nagu... Kui palju tasemed on mängus? No ma arvan, et keskmine tase. Level 60 120-st. Ну, я думаю, где-то в серединке. Sa oled mitte draakonijahtija, aga sa oled toidujahtija ja sinu suur eepiline saaga on leida kõige värskemad kartulid. Super Mario teine tase, mis on seal maa all tunnelites. Mina arvan, et 100 levis. Spetsialist. Siis ma arvan, et võrreldes teiste kolleegidega nii-öelda Liido mängus, ma arvan, et mina olen nüüd võib-olla tase 2, aga teised on juba tase 3, tase 4. Ma oleks siis sellel tasemel, kus mul on üks kotitäis kartulit täis ja ma pean nad tagasi viima, et neid serveerida. Liidolikum olukord, mis on minuga juhtunud. Liidolikum olukord. See on nii hea küsimus. On... See on nii keeruline küsimus, sorry. Ma pean mõtlema, mis see liidolik olukord saab olla nagu. Ну, наверное, это когда хотел уйти пораньше, но все-таки ушел вместе со всеми попозже. Потому что мы команда. Ma arvan, et see on veel ees. Не знаю, помощь, наверное, другу. Meil oli täis maja ja kliendid käisid siin ringi samas Solarise keskuses ja lihtsalt ei olnud kohta, kuhu istuda. Mõnikord, kui sa tiimiga teed prioriteetide koosolekut või sa mõtled selle peale, kui palju erinevaid asju on nagu töös, siis ma arvan, selline tööpäeva varieeruvus on väga liidolik. Kui Solarise ladu näeb, et sidrunisektorite müük on kasvanud, siis see on ainult tänu minule. Liido 3 sõnaga. Seal saab süüa. Tore, mõnus, sõbralik. Mugane, kvaliteetne ja maitsev. Toit, klient ja töötaja. Niimoodi. Быстро, вкусно, дешево. Kvaliteet, korduv ja täpsus. Kord, ausus, hoolivus ja kvaliteet. Kodune toit, viisakas teenindus, head kolleegid. Вкусная еда, хорошая атмосфера, позитивная. Ну и я считаю, что великое будущее. Hoolivus, kirg, maitseelamused. Lido – это супер.
mina tööpäeval ei joo ei kohvi ega teed. Кофе. 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 Tööpäeval kohv. hommikul kohv. kohvi. Tee. Kohv või tee? Tee. kohvi. Kõige parem on vett siduniga. Чай. Kohv. Ma pigem ei vali nende vahel. See peaks siuke segu olema. Sest kui on ainult kord, siis on siuke, ei ole rõõmus olla, kui on ainult lõbu, siis ei ole korda, et need peaksid nagu koos käima. Kord. Naer. Naer ja kord. Naer või mis? Порядок. Naer. 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 И смех, и порядок. И то, и другое. И смех, и порядок. Всегда должно быть. Naer ja kord. Ma soovin, et kõik saaksid täna õhtul nautida lihtsalt olemist, ilma mõtlemata, mida toob homne tööpäev. Lihtsalt olla, nautida kolleegidega suhtlust, õppida üksteist paremini tundma ja tunda seda, kui tugev tegelikult liidu on. Nii et nautige tänast õhtut 100-ga.